Marju Vaino, sa rääkisid emaduse mõiste muutmisest ühiskonnas. Kuhu suunas emadus on nüüd tüüritud ja millises suunas see mõiste on muudetud? Emaduse mõistet on tõesti üritatud kaaperdada, nagu ma väitsin, ja seda on liigutatud või nihutatud siis negatiivsuse suunas. Et kui varasemalt me ikkagi tajusime, et ema on kodukese, et ema on midagi sellist püsivat, meie kultuuri edasi viivat, meie elu edasi viivat, et ta on austusväärne, siis nüüd on emadusega seotud sellised pealkirjad, artiklid, kommentaarid pigem negatiivsed, et emaks olemine on raske, räägitakse sünnitusjärgsest depressioonist ennekõike, räägitakse sellest, kui keeruline on tänapäeva ühiskonna normidele vastata emana. Ühesõnaga, emadus on selline pidev probleem, äng, süütunde allikas. Mida peaks tegema, et see emaduse kultuuriline mõiste kuidagi paremuse poole tüürida? Siin on väga palju erinevaid viise, et tõepoolest üks võiks olla riiklik poliitika, mis tõepoolest emadust võtab tõsiselt, väärtustab. Ma tõin selle näite, et minu meelest on absurdne, et kodus lapsega oleval emal, last kasvataval emal ei ole haigekassat. Ta sisuliselt on mõistetud sotsiaalsete tagatistega mingisugusegi eluheidiku staatusesse, et lihtne asi, et kuidas on võimalik, et selline asi on ära kaotatud. Teiseks loomulikult üleüldine selline avalik mentaalne ruum, kus peaks rohkem andma sõna siis sellele, mis on emadus sisuliselt, mitte nii palju nendele sellistele negatiivsetele hinnangutele, mis tõesti toovad välja selle, et näed, et ma ei saa magada, kuna ma olen ema ja ma ei saa reisile minna, kuna ma olen ema, et ühesõnaga see avaliku ruumi muutmine ja kindlasti loomulikult vaadata üle tõesti, mis toimub meie koolides ja ülikoolides, sest et tulevad ikkagi ju nendest kohtadest noored naised, kes ütlevad, et mitte mingil juhul ma emaks saada ei taha. Kas sina emana oled tundnud ennast solvatuna sellest, kuidas Eesti meedia näiteks emadust käsitleb? Ma ei taha kasutada solvumise sõna, sest see on nii üleekspluateeritud, aga ma olen selle üle olnud väga kurb ja see on mind häirinud, sellepärast et emana võin ma öelda, et see on kõige ilusam asi, mis võib juhtuda ja mitte millegi vastu sa mitte kunagi ei vahetaks seda, et sa oled saanud emaks ja rääkida tõesti naistest kui sünnitusmasinatest, mis on see retoorika, mis justkui räägib jällegi, näitab emadust negatiivses kontekstis, et me ei räägi emadest, kellel on lapsed, vaid me räägime naistest kui sünnitusmasinatest. See on minu meelest kuritegelik. Mida peaks tegema, et Eesti sündimus jõuaks taas taaste tasemele, teiste sõnadega jätkusuutlikkuse tasemele? Eks siin on räägitud palju erinevatest variantidest. Ma arvan, et üks hiljuti Postimehes ilmunud artikkel, mis ütles, et kui TikTok hakkab emaks olemist väärtustama, siis muutub palju. Ma arvan, et see ei olegi nali. Sellepärast, et nii see on. Inimesed on väga sageli moodide ohvrid. Ja kui emadus läheb moodi, siis kindlasti, kui sa oled 3 lapsega ema ja kõik imetlevad sind ja sa oledki kõige ägedam naine tänu sellele, siis see kindlasti oleks üks asi, mis võiks tekitada sellise, ütleme, beebibuumi. Marju Vaino, veel kord tänu suurepärase ettekande eest ja kõike head. Aitäh!